Aerutamine on viimastel aastatel kogunud Eestis korralikult populaarsust ning järjest rohkem on neid, kes aerutamisega tegelevad. Ning Sindi kärestikul korraldatud vahva aerutamisfestival sai esimest korda ellu kutsutud selleks, et kokku viia oma ala asjatundjad ja huvilised. Oleme siia Sinti ju kokku meelitanud siis täna kõik võimalike distsipliinide esindajaid põhimõtteliselt, mida iganes Eestis harrastada ja teha saab. Slaalom, kärestikudistsipliinid, rajaaerutamine või nii-öelda sileda vee sprint, eks on ju. Lihtsalt nii-öelda matkamine, kõik asjad selles mõttes on täna siin esindatud kohal, mereaerutamine, kõike saab proovida, ehk siis selles mõttes oleme püüdnud siia kõik kokku tuua, et tõesti annaks festivali mõõtmed või asja kätte või tähendab välja. Sindis on aerutamisfestivalil kokku saanud minu silmis Eesti aerutajatest kurude koorekiht. Ehk siis kõik oma ala spetsialistid on kohal, seda kogemuse pagasit on siin palju ja kõikidel huvilistel, kes pole enne selle alaga kokku puutunud, no siin on ideaalne võimalus kõike seda ära proovida, küsida, kogeda, mida kõike hing ihkab. Seda, et aerutamine on populaarne, kinnitab ka Võhando maratoni korraldaja, kes ka ise ikka aeg-ajalt aerud kätte saab ja adrenaliini otsima asub. Kas see vanus mängib rolli või on tegemist alaga, millega võivad kõik tegeleda? No kindlasti jah, et eks noortel ole seda rammu rohkem ja paindumus ka, aga süsta sõitmine on tõesti sünnist surmani, et ega siin vanus ei loe midagi. Et noortel on võib-olla natukene suurem eelis, et eks nad ole ka altimad rohkem riskima ja eks neil tuleb paremini välja ka teinekord. Kuid rääkides Sindi kärestikust, siis aerutamisspordi koha pealt on tegemist kindlasti lähiregiooni parima kärestikuga. Ja tulevikus on vallal sinna siiski üht-teist veel plaanis teha. No juba tänane ilm näitab, et tegelikult kõige suurem mure on selles, et ei ole korralikku siseruumi. Et tegelikult sellise vihmaga siin aerutaja mõnusasti naudib seda vees olemist, aga tegelikult pealtvaataja ja publik tahaks mõnusasti vahepeal kohvikus istuda ja võib-olla siis sellise nagu varjualuse all, et nautida seda nii-öelda melu ja meeleolu. Nii et üks selline korralik klubihoone on puudu. Mille taga siis seisab? No eks ta ikka raha taha seisab, et oleme siin piilunud erinevaid selliseid nii-öelda Euroopa Liidu toetusi, aga praegu ei ole ühtegi sobivat leidnud. Aga igal juhul käsi hoitakse pulsil? Jaa, absoluutselt. Hoiame kätt pulsil ja proovime esimesel võimalusel selle ikkagi koos siis nii-öelda aerutamisklubiga ära teha.